Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere taas, head Eesti Esu sõbrad, kuulajad, vaatajad. Tere taas, Jan Uuspõld. Tere, Taavet. Kase, Taavet Kase. Jah, härra Kase, nagu sa mulle telefonis härra ütlesid. Eelmine kord üldse, kui ma siia istun, siis mulle tuli üldse, kui sul nii meelde, siis ma ütlesin tere Eesti Esu. No niimoodi mind tänaval hüütakse, jah, tere Eesti Esu. Aga midagi tõelist, me siin just rääkisime tõelistest ja mittetõelistest asjadest, midagi tõelist on siis üks film, kus sa teed rolli, mis võib-olla erineb sinu tavapärastest rollidest, mängid siis ühte tõsist draamategelast, kes on pornosõltuvuses ja sealt hakkab tema elu väga-väga alla minema, sinna veel tuuakse mängu siis see alaealiste teema, mis on ka nagu, ma ei tea, iga päev kuskilt kuuled, et keegi on jälle pedofiil ja tõmmatakse risti on ära. Et räägi, kuidas selle rollini jõudsid, kuidas selle filmini jõudsid? Jah, Nafta filmist pöörduti minu poole, et režissöör Eva Vanvelt näeb mind sellises rollis, siis saadeti stsenaarium ja ega ma mäletan jah, mul oli nagu, ma isegi, ega ma ei kahtlenud, ma kahtlesin rohkem graafiku osas, et kas ma on aega teha nii suurt asja. Aga siis kuidagi selgus, et nad ikkagi näevad kindlasti mind selles rollis, et neil oli väga, väga just mind vaja. Ma nagu austasin seda nende valikut ja siis leiutasin selle aja, et ma sain nagu täitsa nagu väga süvenenult seda rolli siis teha, et selle filmi ettevalmistuse ja võtete ajal ei olnud ühtegi muud asja, et ainult puhtalt tegelesingi selle rolliga. Kui kaua sellise filmi tegemine üldse võtab aega, ütleme filmimisprotsess? Filmimisprotsess vast kestis umbes 2 kuud või midagi niimoodi. Neid eel ja pärast neid ma ei tea, et see on ka varieeruv. Aga niisuguse nii-öelda nagu kvaliteetse filmi puhul on ikka päris pikk periood, ikka mitu aastat, mis on kõik stsenaariumi arendamine, see võib aastaid kesta. Ja. Alati tundub see jah, kui filmitegijad üldse räägivad, siis see ongi selline efekt, nagu ma olen märganud ka erinevate kirjanikega rääkinud, et kui kirjanikul on raamat valmis või filmitegijal on film valmis ja näiteks meie siin laua taga sellest räägime, siis tema jaoks on see nagu vanad uudised on ju, et tegelikult on mitu aastat varem oma elus selle perioodi läbi teinud, et nüüd on küll see tulem on väljas on ju. Aga siis ongi, tihtipeale ongi selline ütleme filmi või raamatu või ükskõik mis teose siuke promotöö on ju, et kus asi on avalikuks tulnud, siis sa näed, et inimesed käivad sellisena väga nördinud ja väsinud näoga sellest rääkimas, et jah, et ma räägin jälle siis sellest, et aga sealt võib-olla natuke see tulebki, et tegelikult see inimese enda jaoks ei ole enam nagu niivõrd päevakajaline, et teema, kõik selle nagu läbi elanud on ju. Ja filmide puhul tõesti ju kõik räägivad, et mingi aastal 2021 tuli see idee ja nüüd alles tuleb on ju film välja meile kinos vaatamiseks. Ja muuseas midagi tõelist on alates tänasest nii-öelda kodu, ma ei tea, platvormid või mis need nimetatakse, on ta vaadatav juba. Telekast saab vaadata. Telekast saab nüüd vaadata ja seda filmi. Hästi tõsine film muidugi, aga ma arvan, seal oli kindel põhjus, miks mind kui koomikut valiti, sest nad ju teavad, et ma olen draamanäitlejana ka üsnagi võimekas, eks ole. Ilmselt seal oli vaja seda koomiku fooni alla, et niisuguseid groteskseid olukordi luua, mida seal filmis oli ka ikka päris palju. Mitte nii, et nad laginal naerma ajaksid, aga aeg-ajalt nii tõsise teema puhul on hea, kui saad paar korda ka naerda südamest, sest see nagu avab sind.
et saad vaatajana teemasse paremini sisse minna. See on huvitav asi ja mis sa välja tood, et see seostub mulle sellega, et ütleme, et kuna sul on selline taust on ju, siis see seostub mulle torumehe tööga, et kui torumees tuleb sulle koju on ju, sul on toru lõhki läinud ja parandab selle toru ära näiteks poole tunniga ja küsib su käest sellest 100 euri on ju, siis sa mõtled, oi issand jumal, mõtle, mis torumehe tunni hind on. Aga noh, sina ei näe seda, et ta on 18 aastat torumees olnud ja tänu sellele ta saab selle poole tunniga tehtud on ju, et tal on see nii-öelda taust on taga on ju. Jah, et jah, siis oleks võinud ka ise teha ja. Aga miks see minuga seoses sul? Ma just mõtlesin seda, et kui sul on ütleme koomiku taust või naljanäitleja taust on taga, aga sa mängid tõsist rolli ja sa tegelikult ei tee naljastseene ei etenda on ju. Aga sealt nagu kumab läbi siis see taust on ju, et ja. Sealt mul see mõte tuli, aga... Mul on teatrumis ka üks niisugune roll olnud, mis oli nagu ülitõsine, Ingmar Bergmani teema, Bergmani filmi Armulaualised. Selle järgi Andri Luup tegi teatrumisse etenduse, nimeks pani Talvevalgus, aga põhimõtteliselt me mängisime sellest filmi stsenaariumi seal ka nagu läbi. Ma mängisin sellist Luteri kiriku õpetajat, kes oli... Ta oli nagu jumala vaikuses, ta oli nagu... hakkas kahtlema, nagu ikka Bergmani puhul ja ta oli nii sügavas depressioonis ja ka Bergmanil mängis seda sama kirikuõpetajat, keda mina teatrumis mängisin. Bergmanil mängis ka üks näitleja, kes oli tegelikult tuntud koomikuna. Ja seal oli ka nagu sarnane see, et ülisügav draama roll, aga just see koomiku foon andis midagi juurde sinna. Et need koomikud, kes on draamanäitleja taustaga seal on midagi eriti väärtuslikku tegelikult. Neid selles mõttes on aegalt vaja, et neid hinnatakse. Ja ma hakkasingi mõtlema, et kas töötab vastupidi ka, et kui sa oled eluaegne draamanäitleja, siis pead järsku hakkama nalja tegema, siis no ma ei tea, see tundub nagu raskemat pidi. Ma ei usu, et see isegi raskem tundub sellepärast, et väga hea draama või isegi tragöödia näitleja, kui ta oskab väga head nalja teha, siis on see pigem ongi eeldus selleks, et ta oleks ka hea tragöödia näitleja. Sest et laval, filmis tegelikult kõiki rolle ja asju tuleb teha lustiga ja niisuguse koomiku kõrvalt vaata pilk on alati hea, ükskõik kas draama või tragöödia puhul või komöödia puhul. Ja. 2 kuud filmisite. Kuidas filmimine käib? Kas iga päev on soe bufeelaud on ka kaetud? No üldiselt see filmi võtteplats on siis selline, et nagu catering on kogu aeg kohal. Selle üks põhjus on see, et võttepäevad on väga pikad alati. Näitlejale ka kurnav, aga operaatorid või üldse kogu meeskond, kes on, et seal kui täpselt just, kui kellelgi hakkab seal veresuhkur langema, siis ta võib tõmmata selle nii-öelda töömoraali alla. Et see töömoraal peab olema üleval, et nii-öelda kõik oleks oma hea tujuga selle teenistuses, et see lugu saaks jutustatud nii, nagu ta on režissööri peas mõeldud, eks ole. Et nagu võttegrupp iseenesest, ta on selline mobiilne, tuleb kohale, järsku on kõik teda täis ja kui võte lõpeb, siis on mingi tund aega ja seal poleks nagu midagi olnud. Nagu selline mingi väerühm või selline üksus. Väeüksus jah, nagu tuleb ja läheb ülikiiresti. Pole mingid jälge ka nendest seal, et seal oleks midagi olnud. Et ta jah, eeldab väga suurt vastpidavust ja emotsioonid tuleb jätta nii-öelda võtteplatsi värava taha. Niisugused asjad. Jah, see on ju see, et ma kujutan ette, ütleme, niisugust klassikalist olukorda, kui mina ei ole seal olnud nendel võttepäevadel, et siis ütleme,
et kui mingit asja tulebki teha korduvalt ja korduvalt ja korduvalt on ju, et siis noh, tegelikult tahaks, et see 10. võtte oleks ju noh sama kvaliteediga, kuigi noh, kõik eelnevad on nii-öelda aia taha läinud. Näiteks režissööri hinnangul, et teeme uuesti on ju. Aga siis sa pead säilitama selle entusiasmi ikkagi, et ei ole niimoodi, et jälle. Nojah, see on seal, noh, seal tuleb ka kogemus ja just see professionaalsuse küsimus, et et seal on näitleja ei tohi ära väsida, ta peab olema entusiasmi täis, ka siis, kui palutakse 20. kord mängida seda sama, mis sa oled just teinud 19 korda. No sellest pornosõltuvusest rääkides, siis ma ikkagi küsin su käest ära. See on teema seal filmis, jah. Et sinul pornoga mingit jama ei ole nii-öelda? Mul jama ei ole, jah. Ma nagu ei ole, noh ütleme nii, et ma ei ole omale AI girlfriendiga suhet tekitanud. Ei ole tellid kuskilt robotit. Jah, kuigi mingi vahe mul tuli neid pakkumisi, ma ei tea, mida ma selle Instas siis vaatasin, et ilmselt arvad Insta või see, mis asi see on, see data arvas, et äkki mul on AI girlfriendi vaja. Algoritm, jah. Aga siis ma ei ole nagu jah mõelnud selle peale, et ka mingit suhet nagu internetis luua, nagu seal filmis oli, eks ole. Et ta on ikka kuidagi väga kahtlane maastik, et ma nagu rabas räätsadega kõndides tunnen ennast kindlamini, kui tänapäeval internetis olgema ausad. Võib-olla isegi Vene ajal Balti jaam oli äkki turvalisem, et noh, sa võisid kiviga pähe saada või lihtsalt noa ähvardusel pidid suitsupaki ära andma seal Balti jaama ja Kopli kandis, aga sa elasid järgmine päev edasi, eks ole. Internetis on natuke karmimad need asjad. Ja seal on just see, sind eraldatakse ära, mingi see algoritmid ja keegi kuskil eraldab sind ära ka sõpradest, tuttavatest, sugulastest. See on see jama, kuhu see pornosõltuvus võib välja viia, eks ole. Ja probleem on ka just selles, et selle midagi tõelist peategelane ka, ta ei räägi kellelegi seda probleemi, kuigi tegelikult kõrvalt vaatajana sa vaatad, et noh, sa oleks pidanud, räägi kellegagi, keda sa usaldad. Aga eks selle peale need kurikaelad ka mängivad, et lõikavad sind nii-öelda ära, jätavad sind üksi, teevad sind endast sõltuvaks, need, kes sind tahavad seal nii-öelda lõa otsas hoida läbi nende internetihoobade, eks ole. See on ju, ongi sellise draamarolli nii-öelda point, mis seal välja tuleb, et selline hästi inimlik loomus, et kui sa oled mingi jama kokku keeranud, siis on sul piinlik esiteks on ju, ja see on juba seotud igasuguste näiteks nende rahapettustega, mis on hästi levinud praegu on ju, et inimesel lihtsalt piinlik öelda, et ta nii loll oli on ju, ja ära niimoodi sekendati see raha ja mis iganes, et ise umbes kantsid selle raha üle ja ei lubatud kellelegi teisele helistada ka on ju. Piinlikkuse ja häbi tunne on üks hästi nagu valdav asi, et nagu Vene ajal oli ka hästi palju kogu igast asja häbeneti ja oli piinlik, et see elu on ikka närvune ja see on see, mida teeb okupatsioon terve ühiskonnaga, et kõigil on piinlik natukene. Ja siis samamoodi need internetikurjategijad, et panevad see nagu piinlikkusse olukorda. Ja see piinlikkuse tunne on siis nii valdav, et see lämmatab armastuse ära. Et ütleme, ma olen interneti ohver, eks ole, mul on nii suur piinlikkus, et ma unustan juba ära, et need, kes mind tegelikult armastavad, nendele ma peaks seda rääkima. Et kuskilt ma ei mäleta keegi, äkki sinu saates keegi ütles midagi sellist, et häbi on armastuse suurimaid vaenlasi. Häbitunne. Ja alati on, ma ei tea, kas alati, aga enamasti on inimese enda peas on see probleem palju suurem kui siis, kui sa selle välja räägid, sest paratamatult on ikkagi ka niimoodi, et kui sa räägid enda naisele või lähedastele, et neile läheb korda sinu käekäik on ju, aga ütleme, ma arvan, et isegi mitte nii palju, kui sa ise arvad ja rääkimata siis võõrastest inimestest ja sealt me jõuamegi sinna teema juurde, et kui sa nagu mõtled teiste inimeste arvamuse peale, siis sinu peast tundub see arvamus hästi siuke
suur asi seal kaalukausil. Tohutu suur, jah. Aga teistel inimestel tegelikult neil, võib-olla nad korraks keskenduvad sellele, aga neil on ju oma kont, mida järada on ju, et tegelikult inimesed ei mõtle üldse nii palju teiste peale. Ei mõtle jah, me kujutame ette, et mõtlevad tohutult palju, aga tegelikult ei mõtle jah. Samas siis küljest jälle tundub nagu kuidagi, et hästi lihtne on keegi nagu öelda ühiskonnast välja arvata, eks. Et võetakse mingi mees või naine, temaga enam ei suhelda. Tema tegude, mis iganes ta teinud on, eks ole. See on kuidagi jah, nagu selline, see praegune maailm nagu kuidagi vanatestamentlikuks muutunud. Et see nagu kristlik uue testamendi lugu just hakkab ära ununema, et kõik on niisugune veritasu ja kättemaks ja on hästi tähtsad, et inimene unustatakse ära, et tühistatakse inimene, mitte see tegu, mida ta tegi, et nagu teagi, kaugele me sellega üldse jõuame. Ehk siis paistab. Et see on jah, et me ei saa ju kustutada ära inimest, eks ole, et kuskil on igasugused ilgusi saadetakse korda, aga kus me siis paigutame, eks meil ei ole sellist saart, kus me viime siis, ma ei tea, pedofiilid ja need vägivaldsed ära sinna siis või? No oli siuke saar, kuhu nad ise läksid. aga seal muidugi jah, seal filmis tuleb selles mõttes mängu ka see, et üks asi on pornosõltuvus ja siis on igasugune pedofiilia, et need on ka kaks väga, või see on nagu ütleme ühe mündi ikkagi mingisugune järgmine level on ju, et see pedofiilia teema, see on see nagu häirib kõiki inimesi ja kõik saavad aru, et lastega seksimine peaks olema seni peakski olema mingit küsimust on ju, aga et kui on mingi pornosõltuvus, siis ma arvan, et tänaseks päevaks ongi inimesed selle porno osas niivõrd tuimestunud, et ütleme, kui mingi inimene tuleks avaliku elu tegelane, tuleks välja sellega, et ta mingi pornosõltlane on, siis see ilmselt tema jaoks oleks jah väga suur nii-öelda apsakas on ju, aga ma ei tea, kui mina sükest pealkirja näeks näiteks, et Jan Uuspõld on pornosõltlane, selle peale ei imestaks keegi, see nagu see ei imestaks mitte kedagi. 2 minuti pärast enam inimesed ei mõtleks sellele väga, et see on nii tühine asi on ju, et nagu ma ütlesingi sulle, et kui mina olin noor, siis mind erutasid koduantila pesupildid on ju, aga tänaseks on jah, see tuimestus on nagu nii suur, et mingisugune pornosõltuvus on umbes nagu see enam-vähem nagu mingi gluteeni sõltumatus midagi sellist, et vau, et mis nüüd juhtus. Nojah, üldiselt räägitakse ka rohkem nendest asjadest, sõltuvustest ja see on iseenesest, kui kellelgi see tekib niisugune jama, et mingi hetk avastad, et ma olen siin mingi paar kuud iga õhtu pornot vahtinud, et siis võid ju tõesti, võid ju terapeudile ju rääkida, leiab lahenduse, vaata. Ei maksa sellesse jääda sinna süüdistama ennast ja sest et seal tuleb ka nii ruttu seal piir ette selles pornomaailmas, et paha hakkab, tegelikult hakkab paha, sa ikkagi näed seal mingid, vaatad, et kes seal siis ikka vabast tahtest nagu on. No ja siis on üldse filosoofilisem küsimus, et tegelikult vaba tahte küsimus põhimõtteliselt on ju, et kõik need, kes seal osa võtavad, need pornonäitlejad, võib-olla mõni teeb nägu, et see ongi see ongi mu elu on ju, et magada tuhandete inimestega, see on mu karjäär. Aga mis trauma seal taga võib olla, miks inimene teeb seda, et seal on kõik niisugused nagu mis viis selle vaba tahteni. See on ka küsimus, eks ole. Tegelikult võib jah nagu arvata, et enamus inimesi ei taha kaamera ees seksida ja teha sellest oma nii-öelda imidžit ja karjääri on ju. Ma kujutan ka ette jah, aga vaata, kui nendel teemadel tehakse mingi naljafilm, siis see oleks ka nii vabastav või nagu praegu oleks ka midagi sellist vaja tegelikult. Üks Hispaania film on selle nimi oli Torremolinos mingi number. Torremolinos, mingi number. Seal oli siis mees kaotas töö, lihtne mees. Tavalise koha peal töötas kusagil, ma ei mäleta täpselt kus. Ja siis oligi, neil ei olnud elatist, millest sa elad. Ja siis
kuidagi nad jõudsid selleni, et tegi naisele ettepaneku, et filmime enda seksimist, et me saame raha teenida, et siis leidsidki mingi agendi ja siis need see nii meeldis, kuna see oli nii ehe, nii õige, niisugused keskeas mees ja naine. Lapsed olid vist suured, ma ei mäleta, kas need lapsi oli. Et see oli lihtsalt nii lihtne ja ehe, et nii kodune, et nad said väga populaarseks. Kõigile meeldis vaadata ehedat seksi, mitte mingisugust pornot nii öelda. Aga seal oli nali, siis oli selles, et see produtsent muudkui kiitis muy bien, saatke veel, nõudlus on tohutu. Ja siis, aga sellel mehel tekkis selline kriks, et ta hakkas arvama, et ta on nüüd režissöör. Ja siis hakkas niisuguseid stseene üles seadma ja värke, hakkas lavastama ja siis asi läks pekki. See läks nii naljakaks. Et tema jaoks jäi see seks üldse tahaplaanile. Ta oligi lõpuks peast nii režissöör. Tegelikult tal igasugused käsitööoskused puudusid. Ja see oli väga naljakas film. Torremolinos mingi number. Ja. Komöödiafilm, kui sa ütled, et oleks vaja, siis mulle tundub vahepeal, või üleüldse koomika on siuke nagu mingi punni pigistamine või siuke, et saadki no jah, et kuidagi sa, nagu narr ütleb mingi tõe välja, eks ole, et see on nagu vajalik. Mitte ma ei ütleks, mitte ma ei taha seda öelda, et see midagi tõelist oleks nüüd mitte vajalik film. Ma usun, ta on väga vajalik. Mõtleb, seda ütlesin, ta on nüüd vaadatav või? Ja telekas. Telekas saab seda nüüd vaadata. See raamat tuleb ka välja vist nüüd nende päevade sees uuesti, kus on siis raamatu kaane pildiks on see filmiplakat. Selle filmiga on niisugune asi, et ma olen saanud päris palju tagasisidet, et nii raske on olla pärast, et nagu kes mind kokku liimib, et ma pean nii palju sõpradega arutama seda asja ja rääkima pärast, et tal ei ole nagu happy endi, eks ole. Ja ma mõtlen paradoksaalsel kombel, sellesse mõte ongi, et inimesed räägiksid selle filmi ja raamatu mõte, et inimesed räägiksid, et näeksid, kui keegi hädas on mingi sellise asjaga, et midagi on valesti. Et tegelikult ta täidab oma eesmärki, aga vaatajanumbrid kinos ei olnud nagu piisavalt, olid nagu pigem just selle, et happy end ei olnud, siis käis seda natuke vähem inimesi vaatamas, kui oli oodatud. Et mis on üks asi ka, et nagu sellises, et mis teed nüüd minna, eks ole, kas sa teed nišifilmi või kui ta teed rohkem tuleb inimesi vaatama, siis sa oled sunnitud tulema vastu inimestele ja tegema nii-öelda selle happy endi. Ehk siis nagu Hollywoodi trafarettidega me oleme niivõrd harjunud, et siukene Trier ja Lars von Trier ja siuksed karmimad filmid, lihtsalt ei ela üle. Sa ei saa hakkama, pead sõpradega arutama. Aga õudne lugu, eks ole ju. Aga siis minu soovitus on ka see olnud, et kui inimene tuleb rääkima, ma olen hästi tänulik sellist tagasiside eest, aga tegelikult siis nagu rääkigegi. Et nagu see ongi see asja mõte. Et nagu arutaks neid asju ja ka mingi kunstilise teose pinnalt nii-öelda. Sellepärast, et nagu see päris elus on niisugust draamat nagu praktiliselt igapäevaselt tuleb. Nii-öelda need mallukalehed ja siis otsitakse 43 aastast kultuuritegelast ja kõik on põnevuses ja see kõik väsitab tohutut aju ära, aga ta on nagu selline, ta on nagu tohutu draama, aga tal ei ole seda filosoofilist ilukirjanduslikku mõõdet taga nendel nii-öelda avalikul klatšil, mis on praegu nii ohtralt levib, eks ole. Ja eriti veel selliste teemade puhul, kui on tõesti ühiskondlik nii-öelda hukkamõist kellegi suhtes või kellegi tegude suhtes, kes on mingid ilgusi korda saatnud, seal ikkagi ka lõpuks aitavad mingisugused väga head raamatud, hea kirjandus, head filmid. Need aitavad meid nagu mõistuse juures hoida, et me nagu
ei jõuaks lõpuks sinna maani välja, et meil on mingi plats kusagil, kus me loobime kividega surnuks mõne kurjategija, eks ole. See ei ole inimlik, see ei ole ilus. aga praegu natuke kipub sinna poole minema jah, et see kuidagi nagu see, ma ei tea, kas me liigume siis sellest kristlikust ruumist eemaldume kuidagi, aga ma ei saa aru kuhu poole, ma ei saa aru, et selline või ei olegi, või ei loetagi Uut Testamenti või ei teatagi Jeesuse lugu näiteks. Kõik kisub sinna Vana Testamendi poole kuidagi tagasi. Jah, mis on muidugi väga tormiline ja ägedaid lugusid. No väga ägedaid, jah. Ega ongi, ajastud on erinevad. Igal juhul on praegu mingisuguse ajastu mingi selline punkt, mingi muutuste aeg, vaata, eks ole. No selles mõttes, et kui me enne rääkisime, et tegelikult on inimestel hästi savi ja sinust on ju, võõrast inimesest või nii edasi, et tänu sellele on ikkagi, et neil on küll savi, aga tänu sellele, et see hinnang pannakse nii kiiresti ära, on ju, siis on sul mõnda asja nagu ei pese maha endalt enam, on ju, et kui sa oled kuhugi sinna listi saanud, et sind on pedofiiliks tembeldatud, on ju, siis enam sa sellest ju lahti ei saa. Et siis on sul see tempel küljes, on ju, ja siis ei olegi enam väga vahet, kas sa mingi 2 aasta pärast sind kohtus nagu õigeks mõisteti või mis iganes see nagu tõde on, et siis see tõde, sellel ei ole enam vahet, mis on, ongi 2 otsaga asi, et ma saan aru, et päris pedofiil peakski nagu või oska midagi teha pedofiiliga, võiks talle öelda, et lase kuul pähe endale, et mis sa siis teed, et kui sinu, ma ei tea, elutung on lastega seksida, siis me ei taha sind siia ühiskonda, me ei taha, et see... Vanasti oli nagu see lohutus, et kui keegi pedofiiliga vahele jäi ja siis oli see, et vanglas ta sai selle karistuse sealt mitmekümnekordselt omal nahal tagasi, nii-öelda kaasvangidega, sest see oli teada, et tuleb mingi pedofiil või vägistaja või siis ta sai oma palga seal. Ma ei tea, tänapäeva vanglas ei ole enam niimoodi, et teda ei tõmmata pedofiile vanglas ribadeks vist, eks ole. Iseenesest ka hea. No jah, see on see aktsepteeritud oma kohus. Aga mingisugust niisugust nagu aktsepteeritud oma kohus või midagi, eks ole. Aga midagi ilget välja mõelda tõepoolest, laste selline ärakasutamine, see on ikka väga-väga-väga keeruline teema. On tõesti, jah. Väga raske on seda lihtsalt ajuga lahti mõtestada ja mõista üldse ka südame tasandil nagu mõista, et kuidas sa siis ei saa nagu sa vajad ikka väga-väga-väga intensiivset ravi, eks ole, aga kes sa selle kinni maksab, eks ole. Et üks pedofiil terveks ravida. Mis selle ravi nimi oligi, kus sul lasti siia seda? Elektrit päeva. Lobotoomia oli vist, lõigati mingi siit läbi midagi. See lendas üle käopesa seal Ullaris, nad said seda, jah. Seda ravi on jah, seda ravi, et mingi tuimestamine ka tehakse, et võetakse see tung ära nii-öelda mingite tehniliste vahenditega. Aga see midagi tõelist filmis oli sellele tegelasele lavastati see pedoteema, et ma otseselt ma ei mänginud pedofiili, aga ta sai selle kahtlustuse, jah. Pigem ta oligi pornosõltuvusest tegelane, aga seal tulebki see mängu, et see porno on nagu üks asi ja see pedofiil on minust täiesti teine nii-öelda kuritegu, on ju. Et siis tuleb eriti mängu, mis ongi arusaadav, et sa mängisid seda väga usutavalt, et siis tuleb ekstra mängu kogu see häbi ja sa mõtledki, et mis nüüd saab, on ju, et ma saan siukse sildi külge, kuigi ma ei ole tegelikult see absoluutselt, on ju, et mis ma siis tegema pean, ma peangi nagu nii-öelda püksid maha võtma ja kurjategijate plaaniga kaasa minema ja ennast ribadeks majanduslikult maksma neile ja sealt see lugu alguse saab. Aga ma tahtsin küsida, et hämmastavalt ruttu jõuab film kinolinalt telekasse. Kas see oli siis nagu strateegiline otsus, et lihtsalt rohkem inimesed näeksid seda?
Ma arvan, ega ma ei oska seda kommenteerida täpselt, et eks ta produktsiooni tiim teeb mingisugused otsused jah, selle pinnalt hinnates, et mis hetkel midagi ajastada, et mida turule, mis hetkel paisata, eks ole, see on ka üks sükune hästi oluline asi üldse ka filmi esilinastuse puhul, millal see film siis nii-öelda välja tuua täpselt, eks ole, et need on nii peen ja raske töö. Suviti ei tulegi filmi välja, suvel ei viitsi inimene. Ei, suviti ei tule jah, et tegelikult filmi väljatulekuks peetaksegi kõige paremaks seda veebruar-märts seal kandis. Et ta ei ole siis ikkagi päris nagu jõulutoode, et kõige parem on oma tootega välja tulla sügisel, siis kui on ostuhooaeg. Mäletaks, mingi film on mul jõuluajal ka tulnud välja, ma ei mäleta. Ei no jõuluaeg on ka hea, aga... No kui on jõulufilm, siis... Noh, vaata see jõulud on ka natuke nagu porno juba selles mõttes. Ma mõtlen, et ära valesti aru saa, aga mis on see tarbimisühiskond, mis on jõulutest teinud? Et see lõpuks tuleb see jõulud mul lemmikaeg, aga mul enam ei saa seda I can't get no satisfaction. Et tal on midagi oleme üle pingutanud. Vaata. Et see nagu just pakendatud kultuur ja pakendatud toidud ja pakendatud filmid ja pakendatud muusika ja kõik see konsumerismi ajastu niisugused, et ta vaikselt hakkab hulluse mõõtmeid võtma minu jaoks. Et tundub, et me nagu inimestena ei pea selle vastu varsti enam. Mulle tundub, et seal kuidagi või siis võib-olla AI lülitab üldse meil mõistuse välja, et siis me peame kõigele vastu, ei tea. Jah, see on mingisugune infokild, mida ma kuskilt netist jälle kuulsin või lugesin või nägin mingit klippi või mis iganes, et Netflixi stsenaristid on ju, siis Netflix teeb ise päris palju filme, mitte ei osta ainult sisse, on ju, aga et kuskil tagatoas siis pidi olema selline uus suund, et Netflixi stsenaristid peavad stsenaariumid kõvasti lihtsamaks kirjutama, sest tuleb arvestada sellega, et kui inimene vaatab teleka taga seda, siis väga suure osa ajast on ta telefonis ja ta lihtsalt vaatab filmi nüüd, et ta vahepeal tõstab pilgu, aga siis see film peab olema piisavalt lihtne, et kui ta näiteks 5 minutit on ju chatis telefonis, siis ta uuesti vaatab, et tal nagu ei oleks kaduma läinud midagi. Tal jookseb ta ei kaota ära seda plotti, et ta plott jookseb edasi ja kusjuures ma olen ka seda kuulnud. Ja veel üks asi nagu lihtsamaks stsenaarium ja siis veel see ka, et see peab jooksma kuidagi nii, et ta peab aegalt kordama seal üle vaata, et siis on nagu sellele kui telefonis järgmine kord sa saad jälle mingi süžeeliini, et siuksed nagu kordused on ju. Mis on päris jube tegelikult ju. See ongi jube selles mõttes, et näiteks üks minu probleem, miks ma ei ole eluaeg suutnud väga seda lineaartelevisiooni vaadata, et seal mõtku kordab üle mulle ja siis ma lähen nagu närvi, ma lähen nagu lihtsalt nii närvi, et ma ei saa vaadata telekat just tänu sellisele asjale. Ja kui need filmid ka muutuvad niisuguseks, siis õnneks alati jääb mingi indie sektsioon, eks ole, et nagu Eesti ongi üks indie. Eestis on kõik peaaegu indie, jah? Kõik on indie. Ja et sellega on jah see jama, et nagu ka selle filmide puhul ka, et kui sa teed nagu sellise väärt filmi või nagu sellise, et ei ole nagu selline nagu Hollywoodi trafareti järgi, et kindlasti peab seal olema mingisuguse süžeeliin, mis inimest siis teatud hetkel äratab, teatud hetkel suretab, et lõpus peab happy end olema. Et kui need publik, tegelikult on see vist ikkagi alati niimoodi olnud, aga niši film Eestis keeruline teha jah, sest meil on nagu seda niši, kuna üldine publiku arv on väike, siis on niši publiku arv
on eriti väike. Et seal ikkagi vähemalt niimoodi ütleme Soomes on, mis on 5 või 7 miljonit, et seal juba enam-vähem saab ka korraliku vaatajate arvu mingile niši etendusele ja filmile. Jah, muidugi mõned sellised Eesti klassikud on hämmastavad, et inimesed on vaadanud ja armastavad mingit sügispalli või mingit siukest filmi, mis ei lähe nagu sellist tüüpilist rada pidi, on ju. Aga see on, mulle tundub, et vähemalt siuke mulje on mul, mis võib olla ka väga petlik, et kui ma olin noorem, siis need Eesti filme oli nagu nii võrratult vähe, et iga film, mis tuli, mulle meeldis. Vahet ei ole, mis film see oli, mulle lihtsalt meeldis, et Eestis tehti veel üks film. Nüüd on see muidugi, see arv on kasvanud ja tõesti sul ongi nagu valida ka, et mis Eesti filmi sa vaatama lähed. Aga kunagi oli selline mulje jäi, et Eestis tehti üks mängufilm, lähme vaatama ja jumal äge, ükskõik mis seal filmis kujutati või mis seal oli, ikka oli äge. No oli küll, jah. Eks vanasti oli nagu see ütlemine, aga see ei vasta muidu tõele, aga lihtsalt rahvasuus, et ei Eesti film on nagu kuidas see on, nagu oma sitt, et oota. Oma Peeru-Ais. Nagu oma Peeru-Ais, et kuidas see oli, Eesti film on nagu oma sitt. Ta on sitt, aga ikka vaatad. Või midagi siukest vaata. Viskad ikka pilgu peale. See nagu loom vist ka vaata. Koer vist ei vaata oma junna. See on mingi tervisega seotud, et vaata mingi ürgtasandil. Miks me vaatame vahest oma sitta. Et see on nagu, et kas ma olen terve. Mis värvi on? Ma olen nüüd läks see nali väga kohmakalt tuli välja, et kujutad ette, mida koerad võivad arvata, et kui sa lähed ja situd ja siis vaatad su peremees tuleb ja korjab su sita. Korjab su junn. Ma olen mõelnud, et ja siis viib selle kuhugi ära, on ju. Aju, jah. Koerad ilmselt ei mõtle sellele. Tea, mis koerad üldse mõtlevad. Koera mõtlemine on, või koer ei mõtlegi, seal on nagu instinkt ja tegu. Seal mõtteprotsess on vahelt ära jäänud, ma arvan. Ja sellepärast üks anekdoot on nagu, ma ei tea, kas sa pead see piipi peale panema. Ei, siin võib ropendada. Ei koera mõtlemisest on üks väga hea anekdoot. Kass ja koer ja elavad siukses peaaegu maha jäetud talus juba. Seal nagu memm suri ära. Täiesti päraperses. Sa vist tead seda anekdoot. Ja siis ja vanamees on üksi. Ja nii väetiks jäänud juba vanamees. Lapsed on jumal teab, kus suurlinnades ja keegi ei tule vaatama ka ja tühjaks jäänud küla. Kass, koer ja see vanamees. Ambaid pole suus ja väeti voodis juba ja ta ei jaksanud seda kartulitki üles võtta, vaata. See mädanes maa sisse ära kõik ja null süüa, midagi ei ole enam. Küttepuid ei ole. Kass hakkab koerale rääkima, et kuule, et seda talve me siin üle ei ela, et vaat see vanamees on täitsa läbi omadega. Pole ambaid tal suus ega midagi, vaata. Praegu on enne talve viimane mõrmust, tõmbame lesta, lähme kuskil esimese külani või linnani, vaata. Ja siis Muri ütleb kassile, et ei, ma ei tea, ikkagi kuidagi niimoodi jätta nüüd niimoodi peremeest, et kas see ikka on õige. Kass ütleb, mis see õige, siin ei ole õigeid või valesid, me sureme ka siia, me sureme ära, saad aru, et lähme. Ei, ma ikka jään. Ja Kass, aga mis sul on, et surma tahad saada? See vanamees on enne talve sureb ära, et ei, ma ikka jään, jah. Mis sul viga on? See koer ütleb, ma ei tea, ma nagu eile kuulsin vanamees pobises oma, et nüüd on nälg ajas ja sellel talvel vist peab hakkama Muri munni imema. See on koera mõtlemine. Sellega mul tuleb meelde ka ilmselt mingi müütiline fakt, aga pidi olema niimoodi, et kui sa oled üksinda kodus, on ju, vanur, ja sured ära, ja sul on koduloom, siis kass pidi sind sööma hakkama mingi tunni aja jooksul näost. Aga koer pidi kannatlikult ootama kuni nälgimise viimse hetkeni seal nädal aega võib-olla või midagi sellist on ju, ja siis võib-olla võtab ampsu.
et see on kassi ja koera erinevus. Oota, aga vaata vist on see vist natuke asi ka selles, et võib-olla on ka looma mentaliteet, ma ei tea, kas see asi on olemas. See on ilmselt ikka meie, aga kass, vaata koerlased ju roiskund asju võivad süüa, kass vist väga ei see on ka variant, jah. Vaata, vanasti olid, daamidel olid ju, turul oli kass kaasas korvis. Kui kass tahtis kala, siis järelikult oli värske. See oli, kass oli siuke indikaator, vaata. Ja kui kass ei tahtnud, siis seda kalama küll ei osta, see pole see värske, vaata. Tõenäoliselt kass lihtsalt teab, et ta peab hakkama kohe sööma. Tuleb halvaks. Jaa. Aga no eks seal on, mulle muidugi tohutult meeldib nii-öelda inimloomust loomadele ka nii-öelda klattida peale, et see on sellise iseloomuga loom ja see on sellisega, aga... Need on tore, eks kõik need igasuguste Krõlovi valmidki ja Kornei Tšukovski lood ja üldse kus loomalood, et loomadele on antud nii-öelda nagu inimeste karakterid pandud. Et need on ju inimesele endale õpetatud osaks, ega nad siis ei ole loomade jaoks tehtud, loomad ei oska lugeda. Ja nad on, natuke on looma anekdoodid näiteks siin, mingi aeg tagasi keegi, see oli aastaid juba tagasi keegi Facebookis, ma õnneks ei ole enam Facebookis, ma ei suuda sealt paljust asju jälgida, aga keegi mingi looma väga loomadest lugupidav inimene ja oli nii pahane ja mingi looma anekdoodi peale, et kuidas nii saab, et kuidas me niimoodi peamegi loomadest lugu, mingi kassi trepist tõukamise anekdoot mingi umbes. See oli nii pahane, nii vihane. Õnneks ma ei hakanud temaga seal vaidlema. Kassil on niimoodi savi sellest anekdoodist. See on nagu inimeste jaoks. Ei enda asi, kas ta naerab selle peale või ta räägib edasi. No üks looma anekdoot on selline, mida sa suure tõenäosusega oled kuulnud, aga et Keena ja Potsataja siis panevad tina, kõvasti panevad tina, terve öö panevad tina ja ärkavad hommikul haiglas üles üldse. Ja Keena seal voodis ägiseb ja oigab ja Potsataja seal sitsib kõrval, et nii halb on olla. Ja Potsataja läheb siis igavusest haigla sinna koridoride peale jalutama ja kõnnib ja vastu tuleb mees. Potsataja ütleb, tere mees. Mees ütleb, tere Potsataja. Potsataja küsib, et mees, kas sa tahad, et sul oleks munn maani? Mees ütleb, et muidugi tahan. Siis Potsataja hüüab Keenale, et Keena, tule ammusta sellel mehel jalad otsast. Nii loll. Lolli anekdoodid, jah. Mulle kassi, see on nii loll, kui jääbki anekdoote rääkima. Aga ma siis, üks kassiga anekdoot on veel selline, et mees ja kass võtavad viina, tavaline mees ja tavaline kass. Ja siis mees kurdab kassile viina võtmise käigus, et täitsa lõpp mulle. Ma kaotasin töö, sissetulek 0 ja nüüd sain teada, et naine sünnitab kolmikud. Mida ma teen? Ja siis kass ütleb, et mis sa muretsed? Tee nagu mina. Paned lehte kuulutuse. Oled nädal ajaga neist kolmikutest saad lahti. No jah. Head lood on sellised. Jan, kas sul mõni uus film on ka laual nüüd? Praegu ei ole. Praegu ei ole. Et sellel aastal oligi ju 3 filmi korraga, kus mina osalesin. Ma vaatasin, et järsku said igal pool. Tekkis nagu, eelmine aasta oli, et filmivõtted ainult olidki, et siis võib-olla las teised teavad ka. Ma ei teaks, ei ju ikka tehakse mingid filme praegu ka. Aga mis
filme sa ise ootad sa nagu mingid filme, et ma ei tea, näiteks mingisugune uus selle Dune'i osa vist tuleb või mingi, et jälgid sa, et see tuleb varsti mingi pool aasta pärast kinno, et siis lähen vaatama. Ma pean ausalt ütlema, ma niimoodi nagu ei jälgi. Aeg-ajalt jah, tekib küll mingisugune, mis ma kuulen, et tuleb, et seda tahaks nagu kindlasti näha. Praegu hetkel ma ei oska nagu öelda, mis tulemus on, pole üldse jälginud. Seda Pradat ma ei ole veel käinud vaata, mis vist jookseb praegu. Saatan kannab Pradat. Esimene oli ikka väga hea. Kunagi vaatsin. Aga muide ma nägin ühte filmi, mis mind ikka nagu hämmastas tõesti juhuslikult üleeile sõbra juures Kuressaares. Tal oli mingi komedi kanal seal jooksis. Ja sealt tuli see Team America. Nagu see nukkudega. Ja. See, mina ei olnud seda näinud ja wow, see oli ikka masterpiece. See pani nii elegantselt molli kogu sellele süsteemile. Võtta, seal olid kõik need see terrorismi teema ja Osama. Terrorismi teema, Osamad, siis olid seal kõik nagu selle rahukonverents oli, vaata, kus olid kõikide riikide esindajad koos ja siis seal olid nagu suurepärased monoloogid, nagu roppude sõnadega, eks ole. Geniaalne. Ja see oli nagu tõesti hea avastus nagu. Sa seda Idiocracy't oled näinud? See, kus... Ja ma tean, oota kõik... See on mingi aastast 2007 või midagi sellist või 8. Ma olen seda ju kuulnud, seda pealkirja. Ma vist ei ole seda näinud. Seal on üks kutt satub juhuslikult, kuidagi külmutatakse ta ära ja siis ta läheb mingi 500 aastat edasi just või midagi sellist. Täitsa tavalise intellektuaaliga kutt. Ja siis ta satub sinna ja kõik on, maailmast on saanud mingi prügiunnik põhimõtteliselt. Ja USA president, nad kastavad nagu põlde, kastavad mingisuguse energiajoogiga ja siis imestavad, et miks vili ei kasva. Ja siis see kutt tuleb, ütleb, et proovime vett ja siis temast saab nagu selline päästja, maailma päästja. Aga no seal on nagu, see on nii prohvetlik film, et just enne kui me rääkisime sellest, et Netflixis juba kirjutatakse nii-öelda lollimaks kõik, lollimaks ja nõmedamaks ja lihtsamaks, et siis tundub, et kuhugi sinna on teel küll mingi asi, et kogu see AI asi ka, et see ei peagi enam, see ei pea absoluutselt mitte midagi enda peas hoidma, et ma saan aru, et pea ei ole prügikast, aga kui sa iga kord näiteks paned sinna chati sisse, et mitu minutit ma seda pastat nüüd keedan, et siis lõpuks siis on sul täitsa tühi see pea, et seal ei ole isegi prügi ei ole enam, et sa mõtlemisi võime, aga ma ütleks, et isegi siuke mõtlemisi isu kaob ära ja sa tead ju, et sa ei pea mõtlema ja siis lõpuks me olemegi seal, kui keegi küsib su käest, et kuidas sul läheb, siis sa pead oota korra, siis sa paadki, kuidas mul läheb. Hästi. Siis mõtled jah, et vaata sellega ju kaasneb kõik sümpaatiast näiteks saab, eks ole. Kuidas me üldse hoolima hakkame teine teisest, et need kõik sellised küsimused, mingi künism kuidagi võib sealt tulla nagu ja niimoodi, et isegi ei saa aru ise, et maailm on küüniliseks muutunud, vaata, me ei pruugi ise sest arugi saada mingil hetkel. Et nagu need väga palju niisuguseid asju, mis on nagu ühiskondlikud kokkulepped, just nagu kristliku maailma ühiskondlikud kokkulepped, eks ole, et keda iganes see kelle suhtes kohtuotsust ei ole langetatud, veel see tohitud süüdi mõista, aga me oleme juba ammu selle ületanud. Et jah, praegu on isegi niimoodi, et kui sellest rääkida, et süütuspresumptsioon, sa ütled, mingi süütuspresumptsiooni jutuga mees tuleb sinna. Aga tegelikult on see tõsine asi, et kui selle peale ikkagi sülitsi mõelda, see on väga tõsine asi, kui see asi ära kaob. See on nagu palju hullem ja tõsisem, kui me arvata oskamegi, vaata. Praegu nagu liigub ikka mühinal sinna poole, et see siuke mõiste kaob üldse varsti ära.
ja andestus, empaatia, vaata kõik need asjad, et kuidagi väga, väga siukseks tehnokraatlikuks või üldse see mõtlemine on meil muutunud niisuguseks. Ma ei muretse, aga ma lihtsalt mõtisklen, vaata, see on huvitav vaadata. Antropoloogiliselt juba kas või näiteks, mismoodi inimene mõtleb, kuhu ta liigub, vaata kuhu meie ühiskondlikud kokkulepped liiguvad välja, eks ole, et kus me saame hakkama varsti nendega. Samal ajal on tohutu üleregulatsioon kõiges, aga mingisugused inimlikud asjad, mida me peaks nagu südamega omavahel reguleerima, need nagu hajuvad kuidagi hästi keeruline on see asi kuidagi minu jaoks, ma ei oska seda enam varsti lahti üldse mõtestada. Kuidagi nii sinna mingisugusesse sogasesse tiiki oled ära läinud, et sa enam nagu ei näegi, või sa oled nagu nii seal sügaval sees, ma ei oska ka seda mingi tunnetuslikult oskan ainult kirjeldada või nagu saangi aru, aga et sa nagu ei näe enam seda selget vett üldse, on ju, et ma vaatasin siin mingi ühe poliitiku intervjuud just nüüd 2 päeva tagasi, vaatasin AK-d üle pika aja. Ja nagu küsitakse küsimus poliitiku käest, aga et sealt tuleks mingisugune inimlik jutt või no ma ei taha nagu niisama maha teha, aga et sealt tuleks mingi inimese vastus, see oli hästi kadunud sealt, et sealt tuli vastus see, et vastab nendele numbritele, need regulatsioonid, meil on ju öeldud Euroopast on ette, et siis järelikult peab olema, aga seal oli täiesti kadunud nagu see moment, et mis sina siis, kui nagu meie Eesti siin tark poliitik, mis sina arvad või mis meie arvame, kuskilt tuli lihtsalt mingisugune nagu maha loetud mingisugune bürokraatlik tekst on ju. See oleneb, mis ametikohal ta oli, vaata seal on, ütleme näiteks õiguskantsler ei saa, kui talt ka küsitakse, aga mida teie isiklikult arvate? See oli mingi keskkonna teema oli see. Ta ei saa vastata, mida tal on kindlasti isiklik arvamus, ta on väga tark naine, aga ta lihtsalt ei saa. Aga tema muidugi oskab väga huvitavalt rääkida ka sellisest, jäädes nii-öelda oma ametniku raamidest. Aga selles mõttes sul on õigus, et kui poliitikul või rahvaesindajal ei ole seda kohustust. Ta ikkagi pigem ma eeldaks, et minu näiteks poliitik, keda ma olen valinud või kedagi, minu sõbrad on valinud kellegi teise, helistaks nagu näha seal inimest ka. Sest mingi hetk saab sellest arvude maailmast või sellisest bürokraatlikust maailmast, see ongi mingi tehismaailm tegelikult, aga sa kaodki sinna nii ära, et siis on see sama, mis sa ütlesid, et empaatia kaob ka nagu ära. Jah, mingid kohtumõistmised ka, et vaata päris palju on niisuguseid Kajar Lemberi juhtum ja mingi juuksuri pärast oli tal kriminaalasi kaelas juuksuris käimise puhul, pärast selgus mõisteti õigeks, eks ole nüüd. Samamoodi see, ta oli rahandus, EKRE naine üks, kes ka nüüd õigeks mõisteti, kes isegi oli vanglas mingi 6 aega või. Pärast nüüd tuleb välja, et ei olnud kuriteo koosseisu. Et nagu väga halvad juhtumid minu mõelest, nagu see toob seda õigusemõistmise usaldust nagu kuidagi alla. See on väga-väga halb. Ja sellest väga halb, et hästi lihtne on öelda, et kõik ongi just kafkalik maailm, eks ole, aga ta ei pea nüüd nii kafkalikuks ka minema. Sellest siin rääkis mulle härra Jõks siin ka seda, et siin on hästi suur roll meedial ka, et tegelikult need pealkirjad, kui on mingisugune kahtlustus või selline mingi skandaalne asi või mis iganes, et need pealkirjad on ju, esiteks neid on kõvasti rohkem, teiseks nad on kõvasti suuremad, aga need õigeks mõistmised, need on ju kuskil väiksed nupukesed ja siis on juba hilja, siis ei tee seda, siis ei muuda seda üldist silti enam, sa nagu maha ei pese, on ju. Mis ongi see point, mis sa välja tõid, et see isegi see, kui nagu rääkida näiteks sellest, et mingisugune pedofiilia teemas, et proovime teha niimoodi, et kuidagi, et inimesed võivad ju valesti ka nagu aru saada, nagu seal filmis tegelikult oli, on ju. Aga isegi kui sa mainid seda, siis tundub inimestele, et kas sa siis oled mingisugune pedofiilide pooldaja või loomulikult ei ole, on ju. Aga nii kuidagi jaburaks on läinud, jah. Ja, et loomulikult emotsioonid on üleval kõik asjad, eks ole, ja värgid, et
no nii on lihtsalt praegu, jah. Jah. No aga siis vaatame, kuidas on järgmine kord, kui me kohtume. Igatahes aitäh sulle ja siis midagi tõelist teleekraanil ka nüüd. Jah, nüüd on võimalus vaadata teleekraanit, et saate sõpradega koos vaadata ja mõtiskleda selle teema peale. Aga jah, et niisugused nagu, võib-olla, et nagu teinekord niisugused suuri emotsioone ja niisugused ülekeevaid ühiskondlikke laetud teemasid või need üldse nagu peaks nagu rohkem lugema tõsiseid raamatuid, vaata, ma olen nagu seda meelt, et mis see maailm üldse on, et see maailm ei ole kunagi õiglane olnud näiteks, aga selleks ongi tarvis lugeda suurt kirjandust. Kas või näiteks Põrgupaia uus vanapagan. Nagu täiesti hullumeelne teos, täiesti maailmaklassi teos. Nagu Nobeli kirjanduspreemia väärt teos. Ta ei ole põrmugi halvem kui Knut Hamsuni Maaõnnistus näiteks, kes on nobelist, eks ole. Või Islandi nobelist Laksnes, kes on ka siuke nagu Islandi Tammsaare põhimõtteliselt, eks. Et sealt nagu, seal on nagu nii pöörased filosoofiad, millega sa puutud kokku siukeste raamatute puhul, et see aitab nagu kuidagi, see nagu värske õhksu ajule korraks selles konnatiigis mudamaadlust tehes vahepeal on vaeldust ka vaja. Hea kirjanduse, ma arvan, peaks soovitama nagu nii palju kui võimalik. Ma hiljuti ühe noore kolleegiga vaidlesime ühel teemal, ta on päris tark inimene. Rääkisime ja me olime väga eri meelt ühes ka siukses põhimõttelises küsimuses. See oli see õpilase ja õpetaja teema, vaata. Ja mind päris huvitab, et kuidas siis tema mõtleb ja nagu süvitsi, et ma küsisin nagu huvi pärast, et kui ma paluksin sinul soovitada minule 5 raamatut näiteks, et mida mina peaksin lugema, et sind mõista paremini. Ja siis ta ütles, et oi, et ma tahan mõista. Aga ta ütles, et oi, et mul raamatutega ei olegi nagu väga, ma ei ole nagu väga sina peal, eks ole. Et hästi palju teadust, teooriaid, populaarteadust, niisuguseid, aga ilukirjandust 0. See nagu selgitas mingis mõttes minu jaoks, minu vaatenurgast, tema nagu, ma ei taha öelda halvustavalt, aga natuke kahemõõtmelisust, eks ole. Mingid teatud asjad, mis mina vaatan omast arust nagu kuidagi, ma olen harjunud mingid asju sügavamalt vaatama, eks ju. Inimeseks olemist kas või näiteks, eks ole. Ja siis ta soovitas mõned filmid, aga just, et raamatud nagu targad inimesed ei loe ka raamatuid, see on väga halb. Süda peab ka tarkusele järele tulema. Muidu asi on kuri muidu. Kuri ei tohi olla. See on, mina olen elus lugenud ainult ilukirjandust on ju, ja siis olen puutunud kokku selle sama mõtteviisiga, et sa loed raamatuid, millest sul mitte midagi kasu ei ole. Et sa ei loe teaduslikku, tehnilist kirjandust, nii edasi on ju. Ja mul on ka olnud raske seletada, et mis mul siis sellest kasu on ju. Aga võib-olla hästi lihtsalt öeldes ongi, et need teosed on mind õpetanud mõtlema või midagi sellist. Ma ei oska nagu, ma ei saanud täpselt seda fakti või seda statistilist numbrit sealt teada või nii edasi on ju. Aga selle faktiga ei ole sul mitte midagi peale hakata, kui sa ei oska nagu seda inimese mõõdet kuidagi lahti filosofeerida enda jaoks. Või kui sa teed seda toetades näiteks ainult teadusele. See on sama hea kui AI või see, sa ei saa teada, kes see inimene tegelikult on läbi teaduse. Paraku.
et selles mõttes on jah, ikkagi see raamatute lugemine jah, on nagu tähdis, aga võib-olla tulevikus ei ole enam sellepärast, et meie enam ei ole tulevikus. Vähemalt sellisel kujul. Ma ei ole Jan Uuspõlluna, ma ei ole siin maakeral tulevikus. Peale seda, kui ära suren, noh. No kurat, siis teab, mis saab. Aga aitäh sulle, Jan, tõmbame kokku. Ma kuule, aitäh ja tšau. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Boost Casino.